Ja tervist jälle kõigile. See video nüüd siis on väike järg Korsasport Weekendi videole, mis tuli nüüd natuke aega tagasi üles, et eelmises videos, kes siis veel näinud ei ole, et käisin seal koha peal, sain paar intervjuud, vaatasin lihtsalt üle asja, filmisin ja ongi, et kui keegi nüüd mõtleb, et miks ma kahes osas tahan seda videot teha, et esiteks mulle meeldib nagu natuke järgi mõelda ja analüüsida võib-olla neid pilte või videosid ja asju, et kes seal üldse laval käisid ja teine põhjus siis sellepärast, et ma ei oleks tahtnud seda esimest videot liiga nagu pikaks venitada, et ma ei tahtnud mingist, 45 minutist videot teha, kus siis on kõik nagu ühes koos. Ja selline idee tegelikult oli mul juba ammu enne seda, kui ma sinna koha peale filmima läksin, on ju. Aga ma nüüd üritan nii võimalikult lühidalt selle video teha, nagu ma siis oskan, on ju. See aasta siis oli juba päris huvitav, et oli nagu 2 klassi, et kuni 90 kilo, ehk siis natuke väiksemad poisid ja 90 pluss ehk raskekaalumehed, on ju. Eelmine aasta ma siis vaatasin nagu sportlased ükshaaval läbi ja kommenteerisin ja nii ja naa ja et siinkohal ma jälle ei hakka videot venitama, eks igaüks oli teinud nii palju tööd, kui õigeks pidas, on ju. Ja loodan, et olid siis mehed rahul ise selle paketiga, mis nad nagu lavale tõid ja see nagu kõige olulisem ongi, et enamus võitlust ikkagi käib ise enda vastu seal köögis ja saalis ju tegelikult meil. Minu meelest mõlema klassi nagu esikoha mehed olid päris korralikult nagu tööd teinud ja kasvatanud siis nii palju lihast sinna luudele kui võimalik ilmselt geneetiliselt ja ilmselt kui palju aega ka kellegil on olnud, et Leinvald siin kindlasti on ju väga-väga kaua treeninud ja ütleme, et geneetiliselt ka ikka mehel on antud seda loomageeni nii-öelda, et kasvab suureks, on ju, ja päris hästi ja ega siin ei olegi muud midagi öelda, et see kuni 90 kilo võitja nüüd tundub, et väga kaua vist treeninud ei ole, aga kindel ma ka ei ole, et mine sa tea, äkki on varsti see meeski raske kaalus, on ju. Ja kui ma nüüd mainisin siin teravust, et paljud inimesed vaatavadki, isegi saalis käijad on nagu visanud nalja mulle mingi, et mis teravus ja mis pilt terav ja mis vorm ja mida sa ajad, on ju, et või vorm on udune ja et need on sellised kulturismi terminid ja et mingid võistlejad saavad sellest väga hästi, on ju, aru, aga isegi mingid saalis käijad ja sellised inimesed lihtsalt peavad siin mingiks idioodiks, on ju. Ja teravus, kes siis aru ei saa, mida kuradit sa mees siin ajad, on ju, mida sa jahud siin. See on siis selline asi, kui rasva on lihaste pealt võimalikult palju ära põletatud, on ju. Nii et need lihaskiud ja veresooned ja mis iganes kõike veel sealt naha alt ilusti näha oleks. Et kui ma veel ütlen teravus kuskil, et siis oleks nagu aru saada, mis asi see teravus on. Ja ütleme nii, et see sama teravus siis võib kannatada, kui juhtub kehaga midagi enne võistlusi, näiteks päev või 2 isegi, et seda aega ei ole üldse palju vaja, kui nii-öelda vorm siis ära rikkuda. Näiteks suhtlesin Sander Kuusega, kes oli siis raske kaalus ja minu meelest oli tal kuidagi vorm natuke kannatada saanud ja tema nagu postitab ka päris palju igasugu update'e ja asju Instagramis ja Face'is, et selle järgi oli nagu näha, et eelnevalt piltide peal oli nagu hästi massiivne ja korralik ikkagi selline keha tal ja võistluste ajal ma vaatasin kohe sealt, nii palju kui ma filmimise kõrvalt nägin, et kuidagi väga-väga tühi ja väga nagu stressis paistab see asi, et igastahes ma lihtsalt kirjutasin talle huvi pärast ja ta vastaski mulle, et ta võttis kalorid liiga maha vist siis enne võistlusi, jah. Ja et võistluste ajaks siis keha nii-öelda ei suutnud ellu ärgata, jah, et kuidagi ilmselt lihased ei täitunud ära ja võib-olla stressist tõmbas siis võib-olla vett sinna naha alla veits liiga palju ja et eks selliseid asju ikka juhtub
midagi polegi teha, kogemusega tavaliselt hakkab ette nägema, kõikidel kehad on erinevad, on ju, kes millele, kuidas reageerib ja noh, nii ongi lihtsalt selle ala peal. Ja näiteks võib juhtuda sellist asja, et võistlejal on nii suur lavahirm ja keha läheb lihtsalt stressi, mõeldakse üle ja mida iganes ja võistluspäeval ongi pilt selline udune ja näiteks mingi top 3 fitnessi sportlane lõpetab seal kuskil viimaste kohtade seas ja kahjuks ei olegi midagi teha, et paar päeva hiljem on ju, tullakse stressist välja, saab toitu natuke peale, mingit soolast värki ja siis ongi niimoodi, et läheb, vaatab saalis ise peeglisse, vaatavad sõbrad, tuttavad, treener peeglisse ja vaatabki, et no kurat, et mis juhtus, on ju. Ja ongi, et selline vaimne pinge võib ka vormi lihtsalt ära rikkuda. Nii, aga natuke veel võistlustest ka, et kes nüüd nagu tõsiselt asjahuvilised on, et need olid nii kohal või siis on juba ise netist pildid üles otsinud ja vaadanud, et mis koha peal keegi seal oli, on ju, et mina juba kiitsin esikoha mehi, on ju, et väga hästi tööd oli tehtud, ilmselt seal rasva oli põletatud ja aeroobselt lammutatud ja kõik, on ju. Ja tahaks siinkohal rääkida veel sellest, et kuni 90 kilo võitja Oleg, perekonna nime ma ei hakka siin mõrvama, mul ei tule need hästi välja, et tema kutsuti kohtunike poolt välja ja võrreldi raske kaalu teise ja kolmanda koha mehega, on ju. Ja raske kaalu teisele ja kolmandale mehele annaks nii palju nõu, et mass ei ole kõik nagu, mida kulturismis hinnatakse ja vorm ei olnud päris seal, kus oleks võinud tegelikult olla. Et ma ei tea, poisid, otsige munad püksist üles, hakake tööd tegema, et nende asjade peal, mis on lubatud seal ja mida teha võiks seal, vorm peaks olema teravam. Et jah, siin ei ole nagu mingi väga vabandusi. Ja ma rääkisin ikkagi peale võistlust on ju kohtunikega ka natuke ja seda arvasid nemad ka, vähemalt osad neist on ju. Ja nii lihtsalt ongi, et ma ei mõtle ise välja mingit umbluu juttu siin. Väike mõttekoht ilmselt poistele, kui nad üldse sellest midagi kuulevad kunagi. Et loodan, et analüüsisid ise ka mehed oma vormi ja teavad, mida peaks parandama järgmises korraks. Nii ja nagu ma juba mainisin, et oligi tahtmine kahes osas kokku võtta see asi ja sportlasi kahjuks ma ei jõudnud kaamera ette saada ega mul oli ka aeg piiratud ja neil oli ka sitta kanti tegemist, et kes on nagu ise võistelnud teab, on ju. Et mina sain sellisel ajal sisse, kui täie hooga käis mingi krimmimine ja valmistumine ja juba pumpamine ja ongi see, et lihtsalt ei ole aega kõige jaoks. Ja oleme ausad, eks mingi 50% inimesi vaatavad ka sind sellise pilguga, et mis sa kuradi kaameraga atleetnirk üldse siin tõmbled, et mine pane põlema ennast. Jah, et ei pea keegi lugu mingist kuradi YouTube'i mehest ja mingist kuradi intervjuu andmisest ja sellisest asjast, et päris ausalt, väga paljud ei ole huvitatud sellisest asjast ja põhimõtteliselt lihtsalt saadavadki pikalt sind, on ju. Ja nii lihtne ongi. Paljud sellised kulturistid on tegelikult sellised, teevad kuskil põranda all oma vormi. Enne sa ei näe ega ei kuule mitte midagi neist, kui nad siis lõpuks laval on. Ja siis sa alles näed nagu seda vormi ja kõike paketti, et mis siis nagu võistlustele on toodud. Ja paljud just kulturistid ongi sellised, neid ei huvita see sotsiaalmeedia ja ma ei tea, neile meeldibki trenni teha ja mida iganes, et suht tihti need kulturistid ei ole nüüd nii edukad, kui nad võiksid olla, kui nad näiteks võtaksid, teeksid kuradi Instagrami korralikult, sotsiaalmeediat, YouTube'i videosid, et jah. Aga siinkohal ega inimesi ei muuda, et nad teevadki seda, mis neile meeldib ja mis ma siin ikka pikalt sellel peatun, on ju, et ise lubasin mitte videod venitada. Selline see
teine osa siis tuli sellest Korsa Weekendist, usute või mitte, aga ma seda lõppu lindistan juba kuradi 4. korda sisse. Lihtsalt ei leia õigeid sõnu. Olen natuke läbi põlenud omadega. Kuidagi need videod ei taha tulla. Ilmselt sellepärast ka see video nii hilja valmis sai ja nii hilja üles tuli, aga parem hilja kui mitte kunagi. Aga mis siin ikka, ei hakka hädaldama. Elu käibki tõusude ja mõõnadega, on ju. Ja tore, et vaatasite seda videot. Tore, kui teile meeldib Jo kanal, kui teile meeldib fitness ja kulturism ja üldse trenni tegemine ja tehke rohkem trenni ja hoolitsege enda eest ja mida iganes ja minu videotele võite panna like'i, see on hea abiks ikka, kommentaari ja subscribe'i ja mis siin ikka järgmises videos juba kohtume.